mis tema nüüd tahab öelda? Tema tahab seda, et tahab tähelepanu ja süüa, et sedasi nymfkakadud siis paluvad tähelepanu ja süüa. Tema on 1,5-kuune, ise hakkavad nad sööma 2-3 kuuselt. Ma annan neile spets tibutoitu, see on niisugune pulber, mida siis tuleb sooja veega ära segada. Ja siis süstlaga annan neile iga hommikul ja õhtul. Et kui nad olid veel väiksemad, siis ma andsin neile vähemalt 4 korda päevas. Ja kui nad väga-väga pisikesed olid siuksed alla nädalavanused, siis ikka öösel ka. Pooled Karoliina praegu 20 linnust ongi tema enda papagoide välja haudutud, pooled kusagilt päästetud. Ja üks roheline liipapagoi tuli mulle eelmine aasta, ta leiti Tartust MyFitnessi jõusaalist. Et keegi meesterahvas, vähemalt kaameratest olid nad näinud, et sisenes jõusaali, lasi linnu lahti ja läks minema ja nad ajasid seda lindu mingi pool nädalat taga. Tema sai leiukohase nime Hunter. Üks kaeluspapagoi ilma seljasulgeteta Mario leiti 4 aastat tagasi Sireli põõsast. Karoliina arvab, et teda oli kodus halvasti koheldud ja siis aknast välja lastud. Stressist on tal käitumishäire, et kitkub oma suled ära. Siiamaani kõik need 4 aastat. Loomaarsti sõnul on ta täiesti terve, et see ongi pigem nagu siin peas kinni. Ma ei tea, kui vana ta on. Ma arvan, et ta mingi üle 10 aasta kindlasti. Ta näeb küll siuke nagu grillkana välja, aga pea on tal nagu maalitud, et hästi ilus ja siuke ilusate värvidega tegelikult. Mario saab hästi läbi oma semu Oliveriga, kes on praegu 2-aastane ja oskab rääkida. Oliveriga oli lihtsalt niimoodi, et me istume näiteks diivani peal, mina seal scrollin TikTokis ja siis tema ka vaatab. Ja siis ma panin tähele, et ta nagu vaatab ja ta nagu kuulab, ta nagu süveneb nii sügavalt. Ja siis mingi hetk, ma ei tea, 3 päeva hiljem juba hakkab rääkima nagu neid sammu asju, mida ta nägi. Ka eesti keelt Oliver oskab. Need 2, hallikas Robi ja kollane Tupsu, on nooruke pruutpaar, kes veedab meelsasti koos aega. Vahel Robi laulab Tupsule. Kui sul tuju hea, siis käsi kokku lööb. Nymfkakatuud on ka väga head pesitsejad ja tublid munejad, aga suure osa munadest korjab Karoliina ära. Niigi palju neid, et peab piiriga pidama ja vägisi peab pausiga neile tegema, sest et see on tegelikult suht kurnav nende jaoks. Papagoi muna on ime Tilluke, uskumatu, kuidas nii väikest poega süstlaga toita saab. Sina olid siin kunagi. Aga kasvavad tohutu kiirusega. Juba 6 vanuselt on täiskasvanu mõõtu ja ka lendavad, aga süüa ise ei oska. Lendavad ikka küll ja nad lendavad mulle järgi ja vahest ikka pean eest ka ära jooksma, sest et ma olen ema ja kui nad nüüd kõik korraga siin lendaksid, siis selleks nagu tornado siin. Ja siis tulebki kurb periood, kui lähevad uude koju. Ega kõiki saa ju endale jätta, aga kodu valib Karoliina väga hoolikalt. Mul praegu läks ka siin üks tibu peale 8-aastasele poisile. Ta nagu niimoodi ootas ja tal oli hästi suur puur ja ta tuli siia tutvus tibuga ja see tibu tuli talle käe peale ja see oli nagu nii ideaalne. Eks ta natuke paar päeva seal häbenes uues kodus, aga nüüd ma saan pilte, kuidas ta lihtsalt käivad mööda põrandaid ja see lind lendab talle järgi, et ma paremat kodu ei olekski saanud talle. Käsitsi toidetud tibudel on ikkagi juba see eelis, et nad on hästi inimsõbralikud. Nad lased ju ikka kõike teha ja sügada ja... Inimesed soovivadki pigem sellised, kellega saab rohkem suhelda. Kevade hakul koorus 8 tibu, 6 neist eriti hinnatud valge põstkakatuud, mis maksavad 100 euro ringis. Teised on veidi odavamad. Need on natuke suksed haruldasemad, et võib-olla nii tihti siin ikkagi Eestis ei leia. Vahel saavad linnud nii-öelda sauna. Muidu ma pritsin ka neid veega, et mul lindudele meeldib veeprits kiivad laiali hakkavad vihmatantsu tegema. Oma esimesed 2 viirpapagoid sai Karoliina kingituseks, kui oli 10-aastane ja nüüd juba 15 aastat ongi ta papagoisid pidanud. Kokku on tema juures sirgunud ligikaudu 50 pesakonda. Mulle meeldivad teistmoodi lemmikud, et nad on minust lahedad, minust hästi nunnud ja nad on kõik erinevalt iseloomudega ka. Kui Karoliina kodus on, siis linnud ikka päev läbi lendavad toas vabalt ringi. Mitte kõik korraga, vaid 2 või 3 grupis. Nymfkakadu on ka väga hea valik nii-öelda esimeseks linnuks, teab Karoliina rääkida. Hästi lihtne pidada ja hästi sotsiaalsed. Nad on ikka minu lemmikud, tehke mis tahate.